pärast valikut. Tundus, et mida rohkem ma palusin tal peatuda, et ta vägivaldsemaks ta muutus enne, kui ma aru sain. Mult eriti see kleit sellest ära, mind vägistati lihtsalt autost välja. Uudised. Arst lubas ta sisse, ütles, palju õnne, sa oled rase. Ja ma olin 17-aastane. Tundus kõige hullem asi, mis juhtuda võis kellegile. See juhtus minuga. Ma ütlesin poisile alguses, ütles ainult, ma ei saa vanematele rääkida. Ma ei saa uskuda, et ma olin rase. See ei mahtunud mu ellu kuidagi. Kui ma nägin oma tütart jalgadega löömas ja pöialt imemas ja mind anti pilt sellest, siis ma läksin koju ja uskusin, et ma tegelikult olen rase. Ma üritasin leida sellist kleiti, mis peidaks mu kõhtu, mis kasvas, et mu ema ja mu sõbrad ei teaks fakti, et ma olen rase. Mu ema peaaegu menestas ja isa ei saanud üldse aru millestki. Ma nagu šokis. Tema reaktsioon oli ei. Sa ei tohi last saada. Liiga palju asju on ees elus. Mul on palju eesmärke ja unistusi sinu kohta ja sa oled nii noor, ainult 17-aastane, sa pead tegema abordi. Valik. See ei tulnud mulle pähe ka, et kas on laps või beebi või. Ma mõtlesin, ma ei taha olla rase. Ma mõtlesin ainult sellest. Ma polnud valmis selle jaoks. Ma ei olnud abielus. Et mina olin sellesse ennast mässinud, ma tahtsin ennast välja tuua. Üks osa minust tegelikult väga tahtis last. Ja teine osa minust ütles, et see on võimatu. Ja ma tahtsin minna sisse ja teha abort ära võimalikult odavalt, võimalikult kiiresti ja saada sellest asjad lahti. Ma salgasin fakti, et see on beebi. Ma isegi ei mõelnud sõna beebi. Ma teadsin, et ma olen rase, ma ei taha rase olla. Ma uskusin, et kui see on läbi, et siis on nagu enne oli. Et see ei olnud laps, et see ei olnud beebi, see oli lihtsalt mingisugune mass või mingisugune koed, et sa lähed sisse ja mitte kuju võtnudki. Võtke see välja või pole mingit probleemi. Et okei, kui mina ei saa lapse eest hoolt kanda, siis keegi teine võib-olla saab. Aga ma ei olnud valmis selleks. Ma ei saanud sellest aru. Ma mõtlesin, et see asi minu sees, et seal polnud õigust olla seal. Mina ei palunud, et ta tuleks sinna. Ja ma olin vihane. Ja mäletan, käisin ringi terve päeva, mõtlesin, et kumb siis on tähtsam. Kas see asi või mina? Ja ma mõtlesin, et mina olen tähtsam. See päev. Kuidas ma ta seletasin oma isale, oli, et ma lähen matustele sel päeval ja et ma ei saa tööle minna. Oodad seal ooteruumis ja ma olin nii hirmu täis õudust, mu süda peksis ja ma nagu ei tahtnud olla seal. Ja ma olin seal, ma mõtlesin, ma pean nüüd tegema seda, see on ainukene valik. Ma olin 18 nädalat rase oma beebiga. Mulle öeldi, ma pean tegema mürgitusabordi. Arst ütlesid mulle, et see on lihtsalt üks mass kudesid mu õhus hiljem õhtul pärast protseduuri lõppu, et minust tuleb välja lihtsalt mingisugune klomp. Selle hetkeni, kui abort tehti, ma üritasin mõelda, kuidas välja saada. Keegi poolt seal, kes mind oleks aidanud. Et nüüd sa pead minema läbi, nüüd oli hilja öelda ei. Nad kinnistasid mulle, et see on õige, aga ma südames ma teadsin, et see on vale. Ma mäletasin nagu eile, ma istusin seal ja ma otsustasin iseenda sees, et ei, ma pean kaduma siit. Ja mu süda nagu peksis ja sel samal sekundi murdas seal ükselt seal mulle. Carol, tule nüüd siit poolt. Ma katsusin oma kõhtu ja ma ütlesin, anna mulle palun andeks. Anna mulle palun andeks, et ma teen seda. Kui mind pandi pikali, ma teadsin, et ma ei tohi teha seda, ma pean lahkuma siit. Ja nad ütlesid, ei, sa pead olema pikali ja ma ei tahtnud. Tegid mulle süsti, et ma ütlesin, see rahutab mind maha, see rahutab mind. Oli vastupidi kõik. Ja nad sidusid mind kinni. See on kohutav. Protseduur. Mind pandi sinna laua peale, ma võtsin oma õelt käest
õe käest kinni, ta oli kaasas. On õest nii kahju ka, et ta pidi nägema midagi nii kohutavat. Ma tahtsin joosta. Tahtsin joosta, aga ma ikka olin seal. Mulle meeles, ma nutsin. Ma kartsin nii väga. Ja kõik olid nii külmad. Ma otsin oma õe käest kinni nii kõvasti, kui ma sain. Ja siis tuli see hääl, see kohutav hääl. Ja mingi suur lennuk vedaks läbi selle toa. On üks asi, mida ma mäletan väga selgelt, on selle vaakumi masina hääl. Sa võisid kuulda, kuidas tükki imeti nagu välja. Koed ja tükid. See oli kuulda, see oli kohutav hääl. Ma tahtsin võtta käed ja katta oma kõrvad kinni, et ma ei kuulaks mitte midagi. Keegi ei öelda, et see on midagi sellist enne. Niisugune tunne oli, nagu kogu mu alakeha kestakse välja minust. Ja see valu ja pinge ja kõik. Ma polnud valmis selle jaoks. Alati öeldakse, et see pole valus. See on väga valus. Ma hüüdsin, karjusin, röökisin, ma tundsin kõike. Ja ma teadsin ainult seda, et see, kes aborti tegi, ei hoolinud minust. Ma kuulsin, et tegemas aborti teistele tüdrukule, hüüdis oma ema appi. Ütlesid pidevalt ole vait, et varsti on läbi. Lõpuks ma lõpetasin röökimise, kuna ma minestasin. Ma kogesin iga osa sellest protseduurist, vaakumit ja seda imemist ja kraapimist. Tundus, et arstil oli vaja kõvasti teha, et seda minust välja saada. Ja mõtlesin, millal see lõpeb, et see lõppeks juba. Arsti ilmutab mingit kaastunnet, õde samuti mitte. Neid ei huvitanud, mul oli väga valus, aga neid ei huvitanud. Arsti huvitas ainult teha abort ära ja et naised nagu, see poolt tema asi. Kui sa oled seal laua peal ja kui see masin pannakse käima ja see kisub ja tõmbab ja käristab asju välja see õhust. See asi käib ja sa oled üksi seal. Arst ütles mulle, et kui mu tütar lõpetab liigutamise, et tund aega ma tundsin veel seda, see oli kõige raskem. Ta ütles, et siis tuleb vajuta nupule selja peale. Ma sünnitasin täiesti välja kujunenud beebi sinna voodi peale. Mul on meeles, et käed ja jalad ja 10 sõrme ja ta oli täiesti ära põletatud soolahuse poolt. Ta nägi välja nagu väike nukk. Nägu ja käed ja mul on meeles, enamike meelde rindkäret, aga jalad olid läinud. Ja vaatasin õde, ütlesin, see ei ole kude, see on laps. Mul on meeles, õde pööras selja ja läks uksest välja. Jättis meid sinna. Täis õudust. Šoki seisundis peaaegu. Et mida ma olin teinud. See polnud missugune kude ega missugune klomp. See oli kõige ehtsam beebi, mis üldse olla võib. Arst lõpuks tuli sinna, kus mu pea oli ja ütles mulle, et sa teaks, et sul olid kaksikud ja sel hetkel ma teadsin siis, et ma tegin suure vea. Ja ma ikka veel kogen seda kurbust. Et see oli minu beebi, et pandi prügikasti minu silmade ees. Ta ütles, minu õde ütles, et ta ei tea kunagi ise midagi sellist, kui ta oli näinud seda. Ma mäletan, kui mind pandi pikali ja ma kogesin, siis veri voolas minust välja. Ma tahtsin sealt välja nutta, kui ma sain. Kogu see koht, see on nii vastik, see on nii... Ma tahtsin öelda, Jumal, palun, luba mul teha ikka otsast peale. Aga oli liiga hilja. Pärast valikut. Ja siis ta patsutab sind ja ütleb, et kõik on hästi ja siis sa lähed välja tagauksest. Nad ei taha, et keegi, kes tuleb sisse, näeks sind, kuidas sa välja näed, kui sa lähed välja. Ja sa lähed välja teist teed. Sa ei näe enam samasugune välja pärast seda.
mul oli tunne, et mul pole enam tundet, et keegi oleks mu hinge välja kiskunud. Ma kogesin, nagu kõik teaksid, mida ma olen teinud. Ja ma ei suutnud inimestele otse vaadata. Nad ei tee mitte enda aborti muga, vaid see on osa minust, mis oli kadunud. Ma üritasin teha kõike, mis suutsin, et mitte mäleta seda, aga ma mitte kunagi ei unustan. See polnud nagu arstid ütlesid, et tule sisse, lähed välja, unusta ära. Sa tule sisse, lähed välja, sul on see kogu eluks meeles, see piinab sind kogu su elu. Ja kord, kui ma vaatasin peeglisse, ma võisin näha lihtsalt, et see on üks naine, kes on teinud 2 aborti. Ja mul on meeles see valu, see kohutav viletsus, sügav kaotuse tunne, sügav üksilduse tunne minu abordi pärast. Need abordid kasvasid nii suureks mu elus. See neelas ära kõik muu. Õhtul ma olin voodis ja üritasin kujutada ette, kui vana lapsed oleksid nüüd ja mis nad välja näeksid ja mis nimed neil oleks ja see kaotus, mis mul oli, ma ei saanud sellest lahti. See, kui ma saaksin kuidagi tagasi, mõtlesin, võib-olla ma saadan seda ette kujutada kuidagi moodi. Saladus. Ma tegin seda. Isa ja ema ei tea, sõbrad ei tea, keegi ei tea. See on läbi. Ma ei saanud olla toas, kui keegi mainis sõna abort. Ma lihtsalt pidin tõusma ja lahkuma kohe. Ma ei tahtnud, keegi räägiks sellest, see oli nagu suur tabu sõna. Keegi ei maininud seda, keegi ei rääkinud sellest. Kui see telekast kõlas, ma panin teleka kinni. Ühest küljest öeldakse, et see on okei tappa lapsi, ja teist küljest ei taheta kuulda seda. Ja kui seda kuuldakse, siis see näidab uues valguses. Kui ma oleks sõpradele öelnud, sugulastele öelnud, mida ma nägin, mida ma kogesin, nad oleks mulle otsa vaadanud, öelnud, kuidas sa võisid teha midagi sellist. Ma olen teinud sellise kohutava asja. Mul on selline suur saladus, mis juhtub, keegi leiab, avastab selle. Kui aborti mainiti, ma nagu kangestusin ja ma ei suutnud kõnelda enam. Ma ei oleks kellegi suutnud öelda, mul abort oli. Kui see on nii vastuvõetav ja okei, miks on see siis selline saladus? Ja ma varjasin seda. See oli minu saladus. Mitte keegi ei teadnud. Ja ma ei rääkinud kellegele. Kui ma kuulsin sõna abort, ma tuletas mulle meelde kõike, millest ma läbi olin läinud. Ma võisin kuulda selle masina häält oma peas, ma kogesin valu, häbi tuli mu üle. Süütunne, kogesin, et ma olen nii vääritu. Inimesed tulid mu juurde ja ütlesid, kas see oli see esimene laps? Ja ma ütlesin jah. See on mu esimene laps, jah. Aga ma teadsin, et see pole esimene. See on nagu vangistus. Ma mõtlen, polnud ühtegi päeva, mis ta oleks läinud mööda, kus ma ei mõelnud selle peale. Ja kui ma ei mõelnud selle peale teadlikult, alateadlikult mõtlesin ma selle peale kogu aeg. Ilmutus. See ei tapanud mind enne, kui keegi näidab mulle filmi sellest protseduurist ja abordist, väiksest ilusast lapsest, 12-nädalasest, nagu siis, kui mu abort oli, siis see tabas mind. Ja ma tapsin inimese. Ma tahtsin nii väga näha, mis mu beebi välja nägi ja ma vaatasin 11-12 nädalat. Seal maal ma olin ja ma tegin lahti ja seal olid need pildid. Ja need pildid on nii ilusad, see väike laps, väiksed sõrmed ja varbad ja see on nii ilus. Ja mõtlesin, oi, see on suurepärane. See laps peab olema siin vist varsti sündimas, siin pildi peal. Ja siis seal oli kirjas 11 nädalat. See oli šokk. Ma ootasin, et seal on mingisugune koed ja mingisugune klomp. Ja ma mõtlesin tagasi oma abordi peale, kui mul oli abort. Ja siis see beebi nägi välja selline, kui nad ta katki kiskusid jäsemed küljest. Ja ma vaatasin pildid ja ma sain aru, mida ma olin teinud. See oli uskumatu, mida ma olin teinud. Sest ma olin nüüd kandmas last, keda ma tahtsin üle kõige kogu maailmas, aga samas ma olin esimese lapse ära visanud.
ma ei teadnud iialgi, kui täiuslik see beebi oli. Kui arst kiskus ta välja mu ihust. See oli inimolend, kelle ma tapsin, see oli mu laps. Ja ma otsustasin tappa. See ei olnud mingisugune rakkude klomp. Selle hetkeni, kui ma nägin need viskamas minu beebi prügikasti. Siis see tõesti tabas mind. Mul oli nurisünnitus, kui see oli 10 nädalat ja ma olin kodus ja ma olin vannitoas ja ma hoidsin seda väikest varasündinud last oma kätes ja sain aru, et see olnud lihtsalt niisugune kude või rakkude kogum, et see oli inimelu, kelle ma olin tapnud, kui mul abort oli. Kui sa näed reaalsust, kui sa näed pilte, siis sa ei saa seda eitada. Riskid. Lapsed lähevad ise, mõtlevad, see on väga lihtne, aga kui paljud naised, neil on ikka veel beebitükid sees, sest juhtub kogu aeg, lähevad koju ja avastavad, et see polnud puhas töö. Kui sa lähed südameoperatsioonile või mis iganes muud, sulle antakse kõik info. Ja naised, kes lähevad aborti tegema, peavad teadma, et see on nagu operatsioon. Seal on riskid. 5 nädalat pärast aborti ma ikka veel jooksin verd või rohkem jooksin verd, kuni mind pandi haiglasse, kuna ma kaotsin nii palju verd, ma saan seista enam. Ja intensiivravi osakonnas mulle öeldi, et ma olin rase, et nad polnud kogu last välja saanud abordi ajal. Sa võtad väga suure riski, seepärast on palju naisi, kes pärast aborti enam lapsi ei saa. Ja need, keda mina tean, et kahetsevad seda. Kui valisin abordi, mul ei öeldud kordagi, et ma tapan ainukese lapse, kelle ma kunagi saada võiksin. Ma pole pärast kunagi rasedaks jäänud, pärast oma aborti 23 aasta eest. Nad ei räägi sulle riskidest, ohtudest, emotsionaalsest traumadest, nad ei räägi sellest. Võib-olla sa oled põletik või nakkus või palavik, keda ta kutsub. Kui ma abort läks valesti, arst jättis mind maha. See kliinik, see koht, abordikliinis oli jääkülm ja valupaik. Ma ei lähe kunagi sinna tagasi, ei läheks mingi hinnas sinna tagasi. Tõde. Kui abort on tehtud, siis sa tead, et see oli elu, mis sinult ära võeti. Ja siis see enam pole iial mingi klomp või mingi kude. Ma teadsin, kui ma nägin rasedat naist, et see on laps. Ei olnud mingit küsimust. Küsi mõnda lapse käest, et mis seal kõhu sees on. Ja laps ütleb, et see on beebi seal. Oleks ma vaid teadnud, et 18 päevaselt lapse süda juba lööb, et 3 nädalaselt võib ajulaineid kinni püüda. See on hämmastav. Oleks võinud teha ultraheli pildi, oleks näinud väikest pilti oma lapsest minu sees. Ja kui 3 nädala pealt mul oli abort, see laps oli juba täiesti kujundanud välja kõik, mis... Aga keegi ei öelnud seda mulle. Ma soovisin ja palvetasin, et ma oleks andnud oma lapsele elu. Sest see oli tema õigus elada. Mul ei olnud mingit õigust otsustada elu või surma oma poja suhtes. See on otsus kogu eluks. Ei saa tagasi pöörata seda. Ja see mälestus ei kao kunagi. Kahetsus. Ma õigustasin, et ma tegin abordi sel põhjusel, et haridust mul ei olnud, raha ei olnud. Ma ei armastanud seda meest. Ja mida ma tegin, ma sooritasin mõrva. Tapsin oma enda lapse.
elada selle teadmisega, et sa tegid midagi teisele süütule inimesele. Tapsid ta, enne kui tal oli võimalus üldse hingata õhku kopsudega. Sa pead elama sellega ja kuidas sa sellega tegemist teed? Mina nüüd jään vanaks ja mul ei saa kunagi olema lapsi, kes mind emaks kutsuksid. Ma ei saa kunagi lapsi, kes mind vanemaks kutsuksid. Ja et see on üksildane elu ühe valiku pärast. Ja kuidas saad lahti valust? Keegi anna sulle vastust selle küsimuse jaoks. Ma alati olen mõelnud, milline mu elu oleks. Milline oleks võinud olla mu elu, kui ma oleksin olnud vapper ja lapse sünnitanud ja teid õige otsuse. Sa mõtled pärast neid aastaid, et äkki see läheb nagu meelest ära, enam mõtle, aga see ei lahku sinusse. Abort ei lähe kunagi meelest ära. Ja teeb ikka ju laiet, kui ma näen last, mõnda last, kes on alles sündinud. Sa tead, et see, mis sina tapsid, oli ainult veidi väiksem, aga samasugune. Kuidas sa lakkad ennast süüdistamast? Keegi oskab sulle vastata sellele. Et on palju asju, mida sulle keegi ei räägi. Sinu valik. Kas sa suudad elada sellega, et sa oled kurb iga päeva, et sa oled tapnud lapse? Kas sa suudad sellega elada? Nad alati teavad, et võtsid oma lapse elu. Kas otsustada või mitte praegu, sa pead elama selle otsusega kogu oma elu. Mitte miski ei valmistasid selle jaoks, kuidas sa pärast tunned ennast. Sest sellist asja ei tohiks juhtuda inimesega. Mis iganes elus võiks tulla, sa pead lapse eest hoolt kandma või keegi anda see laps ära, et keegi adopteerita. Ükskõik kui raske see on, see ei ole midagi võrda sellega, mis sa pead kandma, kui sa aborti teed. Tundub nagu, et kui sa nii otsustad, siis võetakse kõik su õlgedelt ära selle. Aga las ma ütlen sulle, ma mõtlen, see asi tuleb üles kunagi, sa ei saa sellest lahti, see tuleb üles mingi hetkel su elus. Ma ei saa sulle valeta, see asi hakkab kummitama sind. Ära usu, mida maailm ütleb sulle, et abort ei mõjuta sind ja et see ei ole laps, kelle sa tapad ja see on viimane, keda sa peaksid süüdistama, see, kes sinu sees on. See on viimane inimene, kellele peaks selle välja valama. Ja see on viimane inimene, kes peaks surema sinu vea pärast. Las ta elab. Sa võid teha seda, sa võid sünnitada oma lapse. Ja sa võid teha õiged valikuid. Ja sa võid olla uhke enda üle. Ja nüüd ma tahan saladust kõigile rääkida, et päästa kedagi teist. Et sa kunagi ei saaks endale sellist saladust, sest see pole vähe seda terve elu kanda, seda saladust. See ei ole hea saladus. Et kui ma võin päästa kellegi sellest kõigest, siis ma oleksin väga õnnelik. Halasta minu peale, isa, sest ma hüüan sinu poole kõik päev, sest sina, isand, oled hea ja valmis andeks andma täis halastust kõigi vastu, kes siit appi hüüavad. Laul 86. See film on pöördud kõikidele nendele naistele, kes on aborti teinud ja kes oleks valinud elu, kui nad oleks omand õiget informatsioone ja teadnud tõde. Tahan ma tänada neid vaprad naisi, kes avasid oma südamed ja jagasid oma lugusid meiega, et me võiksime teha õiged otsused ja vältida seda valu.